tere teile, armsad grupi liikmed. Mina olen ikka Kristina ja olen endiselt life ja success coach. Seega ütlen sulle tere ja kui sa siia tuled vaatama, kui sa oled siin vaatamas, siis ütle minule ka siiasamma kommentaaridesse tere ja kuidas sul on see nädal läinud. Sa võid juba, nädal ei ole veel lõppenud, kuid sa võid juba praegu jagada, mis on sul läinud hästi. Ehk mis on sinu nädala võit täna? Et kirjuta mulle siia kommentaaridesse ja tänase teema juurde tulles, siis ma terve hommiku mõtlesin, et mis on see teema, millega ma võiksin siis täna siia gruppi tulla, mis on see sõnum, mida teile edastada, siis tuli lihtsalt selline mõte, et afirmatsioonid ei toimi. Ja ütlen ausalt, mina olen päris suur afirmatsioonide fänn, olen natuke uurinud, et kuidas nad siis toimivad, miks nad toimivad, kuidas neid saada toimima. Ja mulle tundus väga huvitav see, et see võiks olla see teema, mis ma siin ka käsile võtan, sest laivi pealkiri on ju eelkõige muutus läbi armastuse. Ja afirmatsioonide mõte on samuti aidata kaasa muutustele. Tšau, Liina, nii tore, et sa siin oled ja näen, et sinu nädala võiduks on vabadus. Palju õnne sulle. Mul on nii mega hea meel, et olen vaikselt taustal seda protsessi näinud ja veel kord soovin palju õnne sellise muutuse ja vabaduse puhul. Imeline. Aga tulen tagasi afirmatsioonide juurde, et mis need afirmatsioonid siis üldse on? See tundub mõnikord justkui maagia või loitsulause, mis toob siis kaasa endaga muutuse või mille tagajärjel siis hakkavad asjad salapäraselt muutuma. Aga kindlasti see seda ei ole. Absoluutselt mitte, vaid afirmatsioon on positiivne kinnistuslause või siis võib ka öelda, et see on positiivses vormis lause, mille korrutamisel siis meie alateadvuses hakkavad vaikselt tekkima muutused ja need muutused hakkavad tasapisi ka meile siis reaalses elus ennast näitama. Ja parimad afirmatsioonid on tavaliselt lühikesed ja lihtsad. Seega ma küsin ka sinu käest, kas sinul on mõni afirmatsioon, mida sa endale kordad, kas sul on mõni lemmiklause, mille juurde sa tuled aga aina tagasi või siis ka võib öelda isegi, ma usun, et ka moto on omamoodi afirmatsioon. Et minu väga üks motodest siis on olnud väga pikalt, nii kaua, kui ma mäletan, kui sellest ajast vähemalt, kui ma Eestist ära läksin, isegi enne seda juba, oli minuga väga pikalt kaasas lause usu endasse ja sa lendad. Et see on olnud kogu aeg see, mis minuga on alati kaasas käinud ja nüüd uutest võib-olla uskumustest või afirmatsioonidest või motodest on siis muutus läbi armastuse, et muutus toimub läbi armastuse ja siit ka tuleb ka minu pealkiri sellele lühilaivide sarjale, et muutus läbi armastuse. Et kirjuta mulle siia kommentaaridesse, kas sinul on mõni afirmatsioon või mõni moto, mis sinuga kaasas käib. Ja millised on need parimad afirmatsioonid? Nagu ma juba ütlesin, siis nad on lühikesed ja nad on lihtsad ja alati oleviku vormis. Samuti on nad alati positiivsed ehk siis jaatavas vormis. Kuigi olen ka juba avastanud, et mõnikord me võime endale ka neid ei-lauseid siis sisestada
kui see on midagi, mis meile tundub reaalsem. Ehk siis meie afirmatsioon peab ka meile tunduma reaalne ja kui esialgu on keeruline leida seda jaatavat vormi, siis on täiesti okei ka alustada afirmatsioonide ütlemist eitavalt. Aga täpselt nii kaua, kuni sa siis tunned, et ka jaatav või see positiivne vorm on sinu jaoks vastuvõetav. Ja mõnikord me peame täiesti lause nii-öelda ära muutma, aga et mõte jääks samaks. Seega ei maksa ka karta tegelikult neid ei-vorme täpselt nii kaua, kuni sa siis leiad selle õige, mis on sama mõttega, aga sellisel juhul positiivses vormis. Ja mis on ka oluline, et afirmatsioon on kindlas kõneviisis. Ei midagi tulevikus ega oleksid ja võiksid, vaid on täiesti kindlas kõneviisis. Ja afirmatsioonid siis tekitavad meile head tunnet. Ta mõjutab meid positiivselt, ka siis mitte ainult tundepõhiselt, vaid ka sealt edasi ka toimib positiivselt meie käitumisele ja meie heaolule. Ja toimib ta siis tavaliselt kordamise teel, kuni me hakkame seda päriselt uskuma. Ehk siis tunne ja tegevus. Et kõigepealt korrutame endale mõttega, see tekitab meile tunde ja siis me läheme tegevusse. Aga nagu sa märkasid, siis tänane pealkiri ei ole üldse see, et afirmatsioonide positiivne mõju või afirmatsioonid, kuidas nad toimivad, vaid ma valisin, et nad ei toimi. Aga miks nad siis ei toimi? Ja siin on see, kus ma näitan, kuidas sa saad nad enda jaoks toimima või miks nad ei ole siiani toiminud. Esiteks, nad pole lihtsalt kooskõlas sinu alateadvusega ehk see pole usutav. Ja nagu ma just hetk tagasi ütlesin, siis sa võid ka esialgu teha endale selle ei vormis ja ei juhtu mitte midagi sinuga, lihtsalt korruta seda ei vormi nii kaua, kuni sa leiad mõne parema, mis on sinu alateadvusele siis usutavam. Ja toon siin ka näite, et näiteks väga ebakindel inimene, kui tema korrutab, ma olen enesekindel, ma olen vaba, ma suudan kõike, siis see alateadvus lihtsalt naerab tema üle ja ei usu seda. Kuidas siis uskuma panna? On see, et enesekindluse näite puhul on enesekindlus kasvab tegutsedes. Seega parim viis, et hakata afirmatsiooni uskuma, tuleb leida kas 1 kuni 3 tõestust, et see tegelikult on tõsi. Ja seejärel korrutada, kuni sa aktsepteerid, et võtad siis vastu selle, et tõesti, ma olengi tegelikult enesekindel inimene või ma olen enesekindel naine. Siis teiseks on see, et miks afirmatsioonid ei toimi. Võib-olla, et ta on liiga üldine või siis sinu jaoks väheütlev. Et see tähendab siis seda, et sul ei teki üldse mingit pilti, visiooni, sul ei teki mitte mingit tunnet. Ehk sa ei tunne siis sidet enda afirmatsiooniga. Ja taaskord ma toon ühe näite. See võib olla näiteks, ma olen õnnelik. Ja siit tekibki küsimus, aga mida õnnelikkus üldse sinu jaoks tähendab? Või teine afirmatsioon, ma olen edukas, siis mõtle, mida see edu sinu jaoks üldse tähendab. Ehk siis leia enda afirmatsioonile ka see mõte sinna taha, et mida see tähendab. Mis tunne see on, mida sa tahad kogeda? Mis on see, mis sõnu sa seal kasutad, kas need üldse resoneeruvad sinuga? Ja kui sa oled saanud enda afirmatsioonile mõtte taha, siis algab korrutamise protsess, kuni see saab sinu uskumuseks. Ja kahjuks ma pean siis ütlema ka seda, et miks afirmatsioonid ei toimi, on see, et tulemused ei tule ilma tegutsemata. Ehk sa võid endale nii palju korrutada, kui sa tahad, et sa oled enesekindel või sa oled edukas või sa oled õnnelik või sa oled sisemiselt rahus. Kui sa selle nimel mitte ühtegi sammu ei tee, siis seega ei saa tegelikkuses nii-öelda
manifesteeruda. See ei saa sinu reaalsuseks, kui sa ei tee mitte ühtegi sammu, mitte ühtegi tegevust. Seega ainult korrutamisest ei piisa, vaid selleks tuleb ka teha mingeid samme. Ja neljandaks on nii-öelda valed emotsioonid. Ehk kui sa leiad endale afirmatsiooni ja seda korrutad ja samal ajal mõtled, et ma valetan endale, see on naeruväärne, see ei toimi, siis täpselt seda sa saadki, see on naeruväärne, see on endale valetamine ja see ei toimi. Ja siit, nagu ma ütlesin nüüd hetk tagasi, siis leia enda jaoks need tõestused, miks see on tõsi, miks see afirmatsioon, mida sa korrutad, on sinu jaoks tõsi. Ehk siis uus emotsioon, mis sa enda afirmatsiooni külge liidad, on see, mis viib selle sinu alateadvusesse. Ja afirmatsioonidega on veel selline asi, et sa kindlasti oled märganud 50 kõige populaarsemat afirmatsiooni või 100 kõige populaarsemat afirmatsiooni ja ma proovin. Ja sa loedki need 100 afirmatsiooni läbi ja kõik. Sa ei tee rohkem mitte midagi. Siis, et neid võtta sealt omaks, siis minu soovitus sulle on, et sa vali sealt välja 1 kuni 3 afirmatsiooni, mis sind kõnetavad. Parem 1 kui 3, aga kui sa soovid rohkem, siis maksimum 3 afirmatsiooni, millega sa hakkad tööd tegema. Ja töö tegemine tähendab seda, et sa hakkad seda endale korrutama igapäevaselt, siis kui sa oled lõdvestunud ja parim aeg afirmatsiooni korrutamiseks on kas kohe pärast ärkamist, enne magama minekut või ka näiteks, kui sa sõidad autoga, sest sa oled kontsentreeritud ja oled nii-öelda autopiloodil ja sa saad korrutada enda afirmatsiooni või ka näiteks mediteerides. Et kui sa oled mediteerija ja mediteerid, siis sa rahustad enda mõtted maha, sa teed nii-öelda enda kehale restarti, siis see on ka hea hetk, millal kasutada afirmatsioonide korrutamist, sest su mõte on rahus ja läheb kergemini alateadvusesse. Taaskord küsin sinu käest, kas sinul on afirmatsioonid, mida sa endale korrutad või kas on midagi, mida sa oled proovinud, aga see ei ole sinu poolt toiminud ja kas sa said tänasest laivist mõtte, miks afirmatsioon ei ole siis nii-öelda käima läinud. Anna mulle teada ka, mis on sinu lemmikafirmatsioon ja me kohtume juba järgmisel nädalal. Aitäh, et sa vaatasid. Tšau!